Mis selle tagajärg on meeskonna juhtimiseks? Et inimesed saavad aru, et see on projekt, mitte püsiva ja pikaajalise ise tasuva äri ehitamine. Ma arvan, et meeskonna jaoks tegelikult see muudab võib-olla seda, et sa pead nagu panema eesmärke palju konkreetsemalt paika ja see paneb tegelikult inimesi rohkem tööle. Siis kui sa tead, et sa pead jõudma 3 aasta peale sellises seisu, kus see asi on seksikas olekus, et oleks valmis jätkama ise, siis inimestele paneb võib-olla tempot ja kogu seda eesmärgistamist rohkem peale. Kindlasti on inimesi, kelle selline elukeskkond ei sobi. Et tegelikult startupi elu erineb võib-olla sellisest tüüpilisest rahulikust ettevõttest, sest et meil siin muutusi võib tulla kogu aeg. Me vaatame ärimudelit üle 3-4 kuu tagant, et olla kindlad, kas me liigume õiges suunas. Ja väga tihti me avastame, et miks me ikkagi teeme seda asja. Kas tõesti on meie fookus? Äkki kui me nüüd selle asja lükkame kõrvale ja keskendume oma põhiasja meile paremini ja selliseid samme me oleme päris mitu korda juba teinud. Ja ikkagi me mingi hetk eksime ja vaatame midagi kõrvalt ja jõuame tagasi selle juurde, et üks asi peab olema meil kõige parem maailmas, keskenduks sellele. Aga ega ütleme, et see meeskonnale paneb palju suurema rõhu ja see tekitab pinget meeskonnas, mis selgelt tekitab olukorra, kus osa inimesi lihtsalt ei sobigi siia meeskonda. Näiteks üks esimene asi, mida ma tööintervjuul naljata küsin, on see, et kas sa saad aru, et see ettevõte, kus sa täna tööle kandideerid, et siin me ei saa tunde lugeda. Et ongi hetki, kus me nagu ilma naljata töötame nädalavahetustel ja õhtutel. Mõtle hästi järgi, et kas see sobib sulle. Kui sulle see ei sobi, siis lihtsalt me ei saa koostööd teha. Mis te maksate, nii et hing on kinni siis või? Mis tegelikult paneb inimest niimoodi riski võtma ja pingutama pikalt? Järgmine koht on see, startupi puhul ei ole kunagi raha liiga palju. Arvata on. Me ei saa maksta nagu seda kõike kinni, vaid me peame inimesi motiveerima ka läbi selle, et nad on selle ettevõtte osanikud. Ehk siis sisuliselt startupide puhul, kui sul raha on vähe, sa annad välja optsioone, et sellel hetkel, kui toimub exit, siis sellel töötajal oleks ka reaalne kasu sellest, et ta panustab sellest nii palju. Pluss tegelikult ettevõtte keskkonna küsimus on ka see, et kas sa suudad luua piisavalt motiveeriva töökeskkonna. Kui sa hakkad seal, kui sa paned nad ühte kuubikusse, kui sa loo seda mikrokliimat, mis võib-olla erineb kusagilt kas pangast või ettevõttest, kui sa tuled kell 9, lähed kell 5 ära ja sa unustad selle ära. Teine asi. Ja järgmine ikkagi on see emotsionaalne side selle projektiga. Et see on üks põhiline asi ka, et kui ma täna tiimi kokku koostan, siis see asi, et sa usuksid, et see projekt muudab maailma, see asi, et sulle tegelikult ka meeldivad lemmikloomad. Ja kui seda sidet ei ole, siis see tundub see, et aga miks seda vaja siis on? Ütleme, et nagu meeskonna jaoks on täna ikkagi põhiline visioon ja motivatsioon see, et me loome midagi, mis selgelt muudab maailma paremaks. See muudab lemmikloomade lemmiklooma omanikele. Ja kui meeskond sellesse usub, siis need ülejäänud küsimused ei ole nii tähtsad. Ja ilma selle nagu uskumus, et inimese tiimis ei võtta, siis samamoodi küsib, et aga miks ma ikkagi pean seda tegema? Aga kui kõigil on selge, et see asi, mis sa täna teed, võib-olla säästab mingisuguse 3 kuu pärast kusagil mingi asja või kui me näiteks saame kirja, me oleme saanud ka ilma tänu kirjasid kasutajatelt. Teate, kui hea, et see portaal on olemas, tänu sellele on minu elus muutunud seda. Meil oli üks moderaator, kes oli suht haige, ta veetis enamus aega arvuti tagant. Ja kui ta nüüd 6 kuud tagasi jäi tõsiselt haigeks ja siit ilmast lahkus, siis ta ema saatis meile kirja, kus ta kirjeldas, et need hetked, kui ta oli portaalis, oli tema poja elus kõige õnnelikumad hetked. Ja selline vastuga on see asi, mis täna selle tiimi jaoks ka loeb peale raha loomulikult. Aga see raha moment tuleb siis, kui tuleb exit. Et täna on ikkagi küsimus kõrgema pildi loomises. Ja kõige naljakam on see, et seda sama legendi peavad tunnetama nii arendusosakond, sisutiim, kui ka natuke tegelikult ka müügiosakond. Sest kui ta seda produkti ei usu, kui ta ei usu, et see on hea produkt, inimeste commitment on, siis ta tegelikult ei suuda seda usku ka edasi müüa ja siis ongi see tavaline mis iganes pesupulbri müük nõnda öelda.